hommikust, Eesti! 3 minutit hommikukohvi kõrvale nüüd eetris. Täna räägin pühast sakramendist, milleks on armulaud. Igal pühapäeval jagab kirik armulauda, nisuleivake ja lonks magusat veini ja kuulutab, et usklik inimene sööb Kristuse ihu ning joob tema verd. See pole kujund ega metafoor. Luterlik kirik õpetab tänaseni, et Kristus on armulauas tõeliselt kohal. Reaalselt. Kehaliselt. Ehk siis iga armulaualine joob Jeesus Kristuse verd ja sööb tema ihu ehk liha. See kõlab harjumuspäraselt, kirikuinimesed peavad seda rituaali pühaks osaduseks Jumalaga. Jumal on isiklikult armulaual kohal. Kui asjale reaalselt vaadata, mida mina praegu teen, siis tegelikult viiakse kirikus läbi kannibalistlik ehk inimsöömise rituaal. Muidugi pakitakse see kõik kaunisse keelde, müstiline osadus, vaimne ühendus, õndsuse saladus. Aga fakt jääb faktiks, inimene sööb inimeseks saanud Jumala liha ja joob Jumala verd lootuses pääseda surma kaudu lunastusele. Kas see inimsusevastane rituaal sobib 21. sajandi 3. kümnendi ilmalikku Eesti Vabariiki? Mina arvan, et ei sobi. Me räägime palju väärikusest, teadusest, mõistusest. Nõuame fakte. Kuid samal ajal suhtume jahmatava aukartuse ja alandlikkusega piibliõpetusse, mille keskmes on kujundlik, ent sisult brutaalne idee, et pääsemiseks tuleb Jumal ära süüa. Nahka pista. Aga kui tõsiselt rääkida, siis see ei ole enam usuvabaduse küsimus. See on kaine mõistuse küsimus. Ja kui keegi arvab, et palve muudab maailma, siis tuletan meelde, Ukraina palvetab rahu eest iga päev. Ka Eestis on üle 3 aasta lakkamatult palvetatud, et sõda lõpeks. Kõik te teate, et palved ja eestpalved ei ole sõda lõpetanud. Verevalamist ei lõpeta ei sümbolid ega usurituaalid. Verevalamist ei lõpeta palved Jumala poole. Ja inimlikkust ei toeta rituaal, kus Jumalat süüakse ja juuakse. Me ei vaja enam vereohvreid. Me vajame arukaid mõtteid ja selget keelt, mitte verefantaasiaid ja müütilise Jumala lihaga mängimist. Tänan kuulamast. Soovin teile ilusat päeva. Kuulmiseni.